tere! Tänases videos õpetame teile, kuidas teha küsimusi juhuarvudega ja kuidas nende õigsust kontrollida. Nii, teeks siis niimoodi, et tema annab meile juhuarvudega küsimuse ja me vastame sellele. Ja siis ütleb, kas on õige või vale. Nagu näete, on siin see koht eelmisest videost. Ehk siis võtame selle ära, sisse meidisega ja alustame uue skriptiga. Esiteks on meil vaja arve, millest ta selle küsimuse koostab. Selleks võtame muutuja, esimene ja teine. Nii, nüüd ta võtab need muutujad, aga need ei saa nullid olla. Las need olla juhuarvud. Ja teeme nii, et -10 kuni 10. Siis võtame hiirel paremat nuppu ja paljunda ja paneme siia ka. Nüüd las ta küsib seda. Ja mida ta küsib? Siis võtame neid 3 tükki kohe ja paneme üksteise sisse. Nii. Ja nüüd vastus. Võtame esimene ja teine ja siia paneme plussmärgi ja siia paneme võrdusmärgi. Paneme siia ja las ta ootab ja siis saame vastuse. Võtame siis selle, et kui, nagu siingi, kui see on õige, siis ütled selle ja kui on vale, siis ütleb selle. Nii, siis võtame selle, siis siit selle, üks neist on vastus ja teine tuleb need numbrid. Just ta liidab nüüd see kokku ja kontrollib neid. Ja kui vastus on õige, siis see ütleb õige vastus. Aga kui vastus ei ole õige, siis las ta ütleb. Ja mis ta siis ütleb? Siis ta ütleb, võtaks selle ja las ta ütleb vale vastus. Ja siis ta ütleb ka, millal oleks õige vastus. Õige vastus. Väiksed kirjavead oleks. Ja siis ta on natuke matemaatikat. Sama, mis siin oli. Esimene pluss teine. Ja peaks valmis olema, aga siin on see. See ei tee meile küll mitte midagi, aga need linnukesed võib ära võtta ja siis see lihtsalt kaob ära. See seda ei muuda, lihtsalt natuke ilusama vaadata ja proovime. -2 pluss 0 on -2. Vaatame. Õige vastus. Ja siis, kui vastus on vale, mis see siis ütleb? Paneme 7. Nii, ja siis ta ütleb, milleks on õige vastus. Jaa.